leidmaks end oma tõe, teha kõik, et koolitee meelde jääks. Saage madalad majad, kus võrsumas vaimu väib. Tarkuse taevil ajab, seal ootamas rooli käib. Saaremaa koolidest vanim, kui noorust kaardi saab. Mu kool sulle laulan siin kallis peab. Siin on vaja valgust veel, et tõitseda. Siin on vaja hingel õnne hoida. Siin on vaja valgust veel, leidmaks end oma tõe, teha kõik, et koolitee meelde jääks. Siis kui õitsemas sireen või koltumas pärlapuu, isadel visadus veres on kutse, on päritud. Kuuga pagenud olen, tee tagasi siia sind too. Su meeletu poisi ja õnne too. Siin on vaja valgust veel, et õitseda. Siin on vaja hingel õnne hoida. Siin on vaja valgust veel, leidmaks end oma tõe, teha kõik, et koolitee meelde jääks. Muide viimati kuuldud lauldud koolihümn, hümni lauldi nüüd vist, kui ma eksin, 36. lõpuaktusel, nii et piisavalt vana. Autorid muidugi tollased gümnasistidest lõpetajad Imre Sooäär ja Kadri Lepik. Armsad päevakangelased, kallid õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, kõik aktuselised. Igal kevadel lõpetavad 9. klassid kõikjal üle Eesti põhikooli. Koolide ja õpetajate jaoks on see mõnes mõttes rutiin, aga iga-aastaste lõpetajate ja vanemate jaoks kahtlemata ainulaadne sündmus. Tegelikult ei ole ka koolide jaoks lõpuaktused rutiin, sest iga kord on pidulisteks erinevad noored isiksused. Meie kooli pikas ajaloos olete kahtlemata sama erilised ja omanäolised, nagu kõik varasemad lõpetajad ja ka need, kes teie järgi tulevad. Samas olete uue nimega kooli, Kuressaare hariduse kooli esimesed vilistlased. Ja sõrmes on teil lõpusõrmus oma kooli värvides. Nii noori lõpetajaid pole meil juba üle 150 aasta olnud. Teie viimased kooliaastad on olnud pigem kannatus, aga ehk ka eriõpirohked. Olete põdenud koroonat ja eriti tihedalt õppinud testimist. Mõni proovis isegi teise punase joone käsitsi juurde tõmbamist. Olete saanud selgeks, kuidas bussis sõidu ajal seista. Olete saanud klasse lõpetada ilma meie kooli traditsiooniliste üleminekueksamiteta. Olete kannatanud upapikke koolipäevi ja nii mõnestki huviringist ajapuudusel loobunud. Distantsõppe ei mõjunud ka just mitte kõigile hästi.
Saabub koolivaheaeg ja loodetavasti uusi sihte püstitada aitav suvi on kindlasti võimelised toetama kannapööret ka suhtumises õppimisse, kui seni pole olnud piisavalt edasiviiv. Olen kindel, et just täna saab igaüks aru ja kui mitte täna, siis homme või sügiseks, et korralik haridus on elu õnne võti. Ja see võti on igaühe käes sünnist saati. Muide õnnest te oma emakeele eksamil just kirjutasitegi. Tsiteerin mõnda teie mõtet. Iga päev möödub õnn. Iga päev, mis möödub, on õnn. Selle üle ei mõelda väga tihti. Aga kui möödub päev ja kõik on sama nagu eile, kas see pole õnn? Maailm muutub, võib tulla sõda, nälg või haigus. Ka haige saab tunda õnne, et möödus päev ja midagi ei läinud hullemaks. Õnn võib olla rutiin, kui seda sealt otsida. Õnn on siis, kui juhtub midagi head. Õnn juhtub siis, kui sa väga tahad. Õnn on väga lihtne ja ilus eestikeelne sõna. Õnn on lühidalt see, kui midagi läheb hästi. Usutakse, et teatud asjad nagu 4-leheline ristikein, hobuseraud ja nii edasi toovad õnne. Aga kui ei too, siis ela edasi. Õnn ei määra kogu elu. Õnne saab võrrelda halva ja heaga. Halbu asju ju tegelikult olemas ei ole. Sinu halb asi võib olla teise taevane õnnistus. Õnn on võrdne ka olema sõnaga. Õnn olla see, kes tahad, milline tahad ja kus tahad. Õnn on kui laavakook, millest voolab kuuma šokolaadi. Täpselt nagu voolab õnn üle sinu keha. Õnneallikaid on alati mitu. Ja õnn on nagu vesi. Vett leidub igal pool, isegi kõrbes, aga seal on ta peidus. Õnn on tunne, mis teeb sinust inimese. See on tunne, mis tõmbab käima ja puhub sinu sisse suures koguses motivatsiooni ja tahet olla inimene. Õnn on armastus, soe tuba, perekond ja katus pea kohal. Tõeline õnn peitub kõige pisemates asjades. Mõnes toredas sõpradega koos veedetud päevas, maitseelamusi täis söögis, mõnda ilusat riietust kandes, päikselises päevas või hoopis aknaklaasi vastu sabavas vihmas. Minu jaoks on õnn nii palju erinevaid asju. Ma olen õnnelik, kui saan veeta aega kogu oma perega ja kuulda, kuidas kõigil läinud on. Mind rõõmustab see, kui näen enda sõpru koos naermas. Mulle pakub head meelt esinemine laval, nähes publikus ema ja isa, kes mu üle uhked on. Muidugi ka kingituste ja uute asjade saamine on tore, aga see pole võrrelda muuga. Vägagi tõstab tuju selle eksami lõpetamine, eriti kui pärast hea tulemuse saame. Me elame ajas, kus pea kõik, millest julgem unistada, on teostatav, ka õnn. Vaja on ainult tahet, pühendumist ja kirge meile kõigile. Aga natuke ametlikult nüüd. Teid on täna siin 57. 9. klassi kiituskirjaga ainult 5 lõpetajaid sel aastal ei ole. Kas 3. aasta koroonat või miski muu on oma töö teinud. Kooli autahvlile kantakse järgmised õpilased. 9A Reijo Lõbus, 9B Merili Haak, Jaagup Rang, Milli ja Berta Virki, 9C Karl-Erik Kaunissaar. Õppenõukogu kiituse saavad 9A Kevin Lempu, Robin Maranik, Maria Merelaid, Ragnar Tisler, 9B Gregor Mett. Ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes saavad Helena Lulla keemias, 9A keemias, Reijo Lõbus 9A füüsikas, Helena Nõmm 9A kunstiõpetuses ja inglise keeles. Kelin Desire Soeson 9. A-st kehalises kasvatuses, Mareli Välja 9A kehalises kasvatuses, Grete Kull 9B kehalises kasvatuses, Jaagup Rang 9B füüsikas, ajaloos, keemias, Karl-Erik Kaunissaar 9C inglise keeles, Henri Eerik 9C inglise keeles. Seni vaid meie gümnaasiumi lõpetajatele omistatud preemiad kuuluvad sellest aastast hariduse kooli 9. abiturientidele. Prei nimelise matemaatikapreemia saab Jaagup Rang.
Heinmetsa nimelise füüsikapreemia saab Jaagup Rang. Saapaku nimelise inglise keele preemia ei saa Jaagup Rang. Saab Helena Nõmm. Timmase nimelise kunstipreemia saab Helena Nõmm. Kuustude nimelise kirjanduspreemia saab Maria Merelaid. Parima sportlase preemia loomulikult Grete Kull. Kultuuripreemia Georg Paames, keskkonnapreemia Reijo Lõbus ja Kuressaare Lions klubi ja sõprusklubi Karku ühistipendiumi hoolimise ja toetamise eest saab Kristin Hoopu. Natuke ka lõpueksamitest. Eesti keeles sai 2 õpilast vähemalt 90 punkti 100. Parim oli Karoliina Lepik, 97 punkti. Mates sai 6 õpilast vähemalt 45 punkti 50. Parim oli Karl Laares Hommik, 48. Kõige rohkem valiti inglise keelt valikeksamina. 15 õpilast sai vähemalt 90 punkti 100. Parimad olid 99 punktiga Karoliina Lepik ja Karl-Erik Kaunissaar. Keemias sai 4 õpilast vähemalt 90 punkti 100. Parim oli Reijo Lõbus, 93. Kõige vähem valiti ühiskonnaõpetust. Parimana sai Georg Paames 69 punkti 75. Aga teile on saadetud ka õnnitlusi, mitte ainult teile, aga tänu teile ka meie koolile ja õpetajatele. Loen ette: tere, hea esimese lennu Kiva kooli pere. Kiusamisvaba kooli sihtasutuse tiim saadab südamlikud õnnesoovid teie kooli 9. klassi lõpetajatele ja tänusõnad kogu teie kooli õpetajaskonnale. Praegu põhikooli lõpetajate lend on Eestis esimene, kes on saanud võimaluse õppida Kiva koolis 1. klassist alates. Tunneme suurt rõõmu kõigi lõpetajate üle ja tänutunnet teie kooli õpetajate pingutuste eest. Oleme teie üle uhked. Aitäh ja palju õnne kogu Kiusamisvaba kooli meeskond. Kuidas selle kiusamisega on? Käsi püsti, keda kiusatakse ikka veel. Kedagi ei kiusata. Aga kuidas saalis on? Ka ei kiusata. No olete, mõjub koolist väljapoolegi. Ja nüüd kiri Ameerikast. Andsin Erlele, saatsin pika kirja, ise ütlesin, et lühendan, aga väga palju ei suutnud. Aga ärge siis teised, võtke isiklikult, sest teie klassidest kedagi Ameerikas pole, aga laiemalt puudutab see ju kõike. Armsad endised klassikaaslased ja õpetaja jälle. Olen terve pika aasta teist eemal olnud, kuid seda enam olen ma teie peale mõelnud ja koos oldud aegu meenutanud. Me kõik mäletame ühisüritusi, mida õpetaja jälle suure vaevaga meil organiseeris ja millest me keegi väga osa ei tahtnud võtta. Mäletate ju küll neid loendamatuid kinoõhtuid, koolilõpu piknike, pargis, teatrietendusi, klassireise. Tegelikult olid need ju vahvad. Ma ei teagi, miks ta meile ala lõpmata käitumisest ja viisakusest ja tunnis tasa olemisest rääkis. Ausalt, me olime ilmselt kõige vaiksem klass kogu kooli ajaloos. Muide, õpetajad räägivad ka seda, teisel aine õpetajad. Eriti haudvaiksed olid meie geograafiatoonid õpetaja Kuldsaarega. Muusikas ei tahtnud me õpetaja Mariga kaasa laulda ja olime ka seal tunnis vaiksed. Ja saime vastutasuks hulga rohkem teooriat. Mart Mölderi klassis olime vahest samuti vaiksed, sest me ei tahtnud klassi nurka luukere kõrvale seisma minna. Mõnes tunnis me nii kukuvaid ei olnud. Näiteks õpetaja Mariti matatunnid. Need olid alati väga emotsionaalsed. Ja kas te mäletate, millega algas iga ajalootund? Loomulikult õpetaja Merje meeldetuletusega, et dressipüksid ja pusad ei ole sobivad riietusesemed koolis kandmiseks. Me tõesti ei mäleta kõiki neid eesti keele õigekirja reegleid, aga kindlasti mäletame, et õpetaja Reeli Anni kandis kooli kõige värvikamaid seelikuid ja trendikamaid kleite. Näete ise nii palju toredaid mälestusi. Armsad sõbrad, olen kurb, et täna teiega koos lõpetate revisioole, kuid ma ei saanud jätta kasutamata võimalust õppida sel aastal Ameerika Ühendriikides. Soovin, et igaüks teist võtab siit koolist kaasa tarkuse ja julguse, et haarata kinni kõikidest võimalustest, et edasi õppida ja maailma avastada. Varsti näeme teie Katariina. Katariinale sobiks aplaudeerida tänu täheks.
Kiva kooli meeskonda ei kiusanud. Ma loodan, et see aplaus läks neile ka õnnituste eest. Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad, me ei saaks sellest kõigest rääkida ja me poleks täna siin, kui ei oleks teid. Aitäh teile! Täna saame koos tagasi vaadata ja veel paremini edasi minna ikka koos, tütred ja pojad, emad ja isad, õpetajad ja kool. Lugupeetud lõpetajad, mul ei ole võimalust olnud teile tundi anda. Seepärast mõtlesin, et mida siis täna teile ka ütelda, et oleks nagu ka midagi õpetanud. Ja siis ütlengi nii, küsi seda, mida tahad. Küsi abi, ära karda kunagi küsida. Küsi viisakalt, küsi ootusrikkalt, küsi positiivselt. Küsi siiralt, küsi teadmisimuliselt. Pea meeles, et tulevik kuulub küsijatele. Meie kooli motogi on Sappere aude, söanda olla tark. Kena pidupäeva kõigile!
see väike poiss on ennast juba suureks laulnud. Jätkem nimi meelde, Aleksander Medri, meie 3. klass. Hakkame tunnistusi kätte andma. Esimene tunnistus tuleb Raivo Männilt, meie kooli vilistlaselt, pealkirjaga Ürgema needus. Väga hea raamat, rahvaraamatust saab mujalt ka. Sisse on kirjutatud Armas Liis. Õpetaja on üks kõige mõjusamaid ja inimkäitumise ja mõtlemise, üks kõige mõjusamaid inimkäitumise ja mõtlemise suunajaid. Aitäh hariduse kooli nimel, Viljar Arava. Põhikooli tunnistuse saab Aksel Hartikainen. Anna Johanson. Ott Andreas Jürisson. Robert Palju. Kevin Kaseväli. Martin Kirst. Kevin Lempu. Helena Rulla ütlesi kinduskiri keemias. Markus Luptov. Reijo Lõbus ütlesi kiituskiri füüsikas ja kooli keskkonnapreemia. Preemiatele lisandub 100 euro ulatuses rahvaraamatu kinkekaarte. Loe ja 100. Robin Maranik. Maria Merelaid. Ütlesi kooli eesti keele ja kirjanduspreemia. Veste Muru. Karmel Muud. Karolin Nelis. Helena Nõmm ütlesi kiituskiri kunstiõpetuses ja inglise keeles ja kooli inglise keele, Sapaku nimel inglise keele preemia, Oswald Timmase kunstipreemia ja siis 200 euro ulatuses saad sügiseni lugeda. Georg Paumes ütlesi kooli kultuuripreemia. Kelin Desire Soeson ütlesi kiituskiri kehalises kasvatuses. Risto Tohk.
Liina Talistu. Ragnar Tissler. Mareli Välja ühtlasi kiituskiri kehalises kasutuses. Täpselt sama raamat, muide väga hea raamat ja Raivo Venni poolt kirjutatud, meie kooli vilistlane. Ja kui me tahame, et õpetajad muutuksid järjest rohkem õpilasi mõjutavateks, siis siin on lisamaterjali selle jaoks, kuidas seda saada. Seekord ei ole see armsale Liinale või Liisile, vaid hoopis armsale Erlele. Greta Kull ühtlasi kiituskiri kehalises kasvatuses ja kooli spordipreemia. Mereli Haak. Karl-Are Savik. Holger Hänk. Markus Jansson. Karmen Järvalt. Richard või Richard või veel moodsamalt Keerd. Maarja Kivi. Aleksander Kuusk. Muide, ma esimest korda nägin sõna Aleksander, nii et kirjutatakse Aleks X-iga, siis on sidekriips ja siis tuleb suure tähega Sander. Nii et kes tahab lapsele nime panna, siis Aleksander, niimoodi kirjutatuna. Kaarel Käese. Karoliina Lepik. Edvin Lõõkov. Miia Lett. Gregor Matt. Ma mäletan omaaegset koolidirektorit Boris Kivi ja kui mina olin lõpuaktusel, minuga oli õnneks kõik korras, kõik noormehed, kes tulid lahtiste pintsakutega tema juurde, ta lasi need kinni panna ja enne tunnistust ei andnud. Ma tahtsin rõhutada selle poisi äärmiselt head kasvatust, et ta tuli ja tegi seda ise, mina ei ütlenud midagi. Miia-Maria Muud. Lorelei Bergmann.
Kristin Poopu. Selline näeb siis selle Aiotsi preemia välja või selline tunnuskiri. Paneme selle kinni ka ja ära kaotasid vahelt. Kui teistel olid kinkekaardid, mida tuleb valuutaks alles vahetada raamatu vastu, siis siin on see selgelt 250 eurot. Jaagup Prang ühtlasi kiituskiri füüsikas, ajaloos ja keemias ning füüsikapreemia ja matemaatikapreemia ja 200 eurot kinkekaarte. Marie Teras. Rasmus Tristan Vahenorm. Marten Vahter. Milli-Berta Virki. Siia ma ei saa. Ma ei tea, miks ma ei saanud sisse kirjutada armas Ainer. Ma kirjutasin hää Ainer. Aga üldiselt tegi mul jah meesterahvaga. Aitäh, Ainer! Õiguri lõpetas Raimond Altmäe. Gert Hõbe. Karl-Erik Kaunistar ütlesi kiituskiri inglise keeles. Jan-Erik Schapel. Sten-Erik Tikman. Oskar Truu. Ainar Truud ei ole. Aitäh, Mare. Põhikooli lõpetas Henri Eerik, ütlesi kiituskiri inglise keeles. Mihkel Ivanov. Reminella Kapet. Taavi Metsmaa. Bianca Paas.
Miia-Anette Raudsepp. Elis Tänav. Nii, tunnistus on käes, kas kellelgi ei puudu, ei jäänud. Kas kellelgi on halvemad hinded, teeme paremaks kohe või teete järgmistel aastatel? Jätame järgmiseks aastaks. Kena aktus jätkub kõigile, aktus veel jätkub. Just seda laulu lauldes poiste solistide üle-eestilise võistluse, olles ise vaid 11-aastane. Muideks, kui ta võitis lauluvõistluse, sai ta lisaks ka ratta. Ma läheks ja prooviks juba ainuüksi sellepärast seal võita, aga samas ma pole poiss ega oska laulda, nii et kahjuks jääb vist minemata. Igastahes. Tere, kallid lõpetajad, vanemad ning armas koolipere. Kui 3 aastat tagasi istusin Saaremaa Ühisgümnaasiumi aulas ning vaatasin, kuidas mu õde lõpetab 9. klassi, siis mõtlesin ma küll, et wow, ta on nagu täiskasvanu. Ta on 16. Ta võib rääkida vastu meie vanematele. Ta võib käia pidudel ja ta võib teha kõike, mida hing ihaldab. Nüüd siin samas rollis olles saan aru, et vanematele vastu rääkida ma siiski ei julge ja pidudel ka väga käia ei taha. Üks parimaid asju, mis suureks saamisega kaasnenud on see, et rattaga sõites ei pea enam kiivrit kandma. Ja muidugi 9. klassi haridust on vist ka päris hea saavutus. Mida ma eelnevaga öelda tahan, on see, et istudes siin oma ilusates kleitides, ülikondades ja kõpskingakestes, siis täna on ühe ilusa teekonna lõpp. Ma arvan, et me ei tohikski nii kiiresti suureks saada. Võiksime ära kasutada seda, et saame emas-isasid veel taksoteenusena kasutada või et saame igasugu kontserditadele odavamalt sisse, sest oleme veel piisavalt noored. Ja peaksime nautima veel aega, mis meil on jäänud enne suurde ja laia maailma minemist.
kui mõni eksam see aasta ei läinud sul just ootustepäraselt, siis kurvastada pole üldse mõtet, sest mulle öeldi, et ainukesed, kes seda tulevikus loevad ja halvimal juhul sinu üle naeravad, on sinu lapsed ja lapselapsed. Seega, elu tuleks nautida täiel rinnal, aga nii, et sa oma tulevikku välis ära ei riku. Seega, tuleb osata mõelda ette enne tegutsemist ja mõelda siis veel kord, kas see asi on väärt riielda saamist. Kui ei ole, siis ära tee seda. Aga samas ei tohi arvata, et vigu teha üldse ei tohi, sest kust sa siis veel õpid, kui mitte vigadest. Kõik meie koos oldud aeg ei ole alati olnud ainult liblikad ja vikerkaared, kuid sellest olenemata tähendame üksteisele rohkem, kui võiks arvata. Oleme koos teinud väga palju. Näiteks, kui aitasime üksteisel pidevalt spikerdada. Või kui otsustasime ühiselt, et Jaagup on meie klassivanem juba 5. klassist alates. Aga ka väga palju muud. Klassireisid, piknikud, filmiõhtud ja nii edasi. Ma loodan, et kuhu iganes nüüd teid siit koolist viib, siis on teil tugev põhi all ja sees hea tunne. Te olete kõige lahedamad inimesed, keda ma tean. Igaüks teist on omamoodi ja ausalt öeldes on päris huvitav vaadata, kuidas kõigil on nii erinevad tulevikuplaanid. Kes tahab saada lauljaks, kes kosmeetikuks, kes hoopis rallisõitjaks. Aga samas, kui sul veel kindlaid tulevikuplaane paigas pole, siis kahjuks ainuke lohutus, mis ma sul hetkel anda oskan, on see, et mul pole ka veel midagi paigas. Aga kõike saab, kui piisavalt tahtmist on, või siis lihtsalt tuleb oma vanemaid kuulata. Loomulikult on tänada hulga inimesi, kes meie hariduse saamise üldse võimalikuks tegid. Nii et aitäh, direktor Viljar Aro, teil on kõige lahedamad joonistused, mis on nüüd peaaegu meie kõigi tutipäeva särkidel. Ja kui ma teie nime ütlen, siis te võite ennast hästi märgatavaks teha, sest et siis me leiame teid kiiremini üles. Ma oskan ainult ühte asja joonistada, üks linnukene, mida ma iga päev teen. Rohkem ma ei oska. Aitäh, Marek Šaapel, et meile alati koroonateste ja maske klassi tõite. Aitäh, Kaia Eelmaa, et meid loovtöödega 100 tagant lükkasite ja meie osas alla ei andnud. Aitäh, Art ja Almägi, et meid iga ürituse ja küsimusega alati aitasite. Aitäh ka Taimi Sepp, et igal hommikul rõõmsa näoga meile tere ütlesite. Nii, tänu väärivad ka meie teised aineõpetajad. Oi, vabandust, mul on siin, okei, nii, lähme edasi. Muidugi tahame tänada ka oma armsaid ja kõige kallimaid klassijuhatajaid ja kes tegelikult pole ainult klassijuhatajad, vaid ka meie aineõpetajad. Aitäh teile kallid Erle, Liis, Marina, Mare ning Ainer. Jääte alati meie südamesse. Kuna meil ainult 2 lillevedajat siin praegu on, siis ma ei saa edasi minna, ma pean ootama natuke.
järjest edasi minna. Nüüd tuleb see koht, mida ma hakkasin juba enne kiiruga rääkima. Tänu väärivad ka meie teised aineõpetajad. Te siis proovige ka ennast võimalikult märgatavaks teha, sest vastasel korral jääte lihtsalt kingitusest ilma ja seda me küll ei soovi. Nii et Marju Kirss. Jaanika Kask. Diana Õun ja Karin Saare. Monika Helene Pärt ja Mari Ausmees. Merje Ooko ja Li Haandi. Ma kujutan ette, et nendes köpskingakestes joosta küll päris mugav pole praegu. Nii, Arne Loorpuu ja Kristi Aro. Liina Truu ja Merike Kuldsaar. Reeli-Alli Kaesveld ja Mart Mölver. Marit Kikas ja Kristi Orgmets. Marju Roberts ja Hendrik Piht. Ja Linda Kuuseok ka on siin. Muidugi tahame tänada ka meie algklasside klassijuhatajaid. Nii et aitäh Kersti Truuberg ja Irena Sink. Ja kahjuks on ka paar õpetajad, kes täna osaleda ei saanud, aga me tahaksime ikkagist neid tänada. Nii et ma loen nüüd kõik ette ja siis te võite ühe suure aplausi teha. Inga Pariis, Liis Ojasaar, Ivar Tamm ja Väino Paju. Aga teie õnneks on meil veel õpetajaid. Nii et Kätlin Hommik. Krista Hütt. Maris Ratasse. Taimi Arnus. Marika Triigmann. Ja Velve Vipp. Nii, olete kõik saanud, kes tahtsid saada või? Ei noh, ma loodan.
Igastahes, ma loodan, et keegi meist ei unusta meie koos oldud aega ja kui kunagi veel üksteist kuskil näeme, siis ärme vööraks jää. Aitäh! Siin te nüüd olete, üks ilusam kui teine ja suured, oi kui suured juba. Olete veidi ärevil, veidi närvis, hinges kergendustunne, et läbi sai ja jess, ära tegi. Esimeses klassis kirjutasite muusikatunnis, kelleks tulevikus saada tahate. Meie usume, et teie seas ongi politseinik, kasvataja, teadlane, tuletõrjuja, tippsportlane, luuletaja, näitleja, psühholoog, sotsiaalpedagoog, nalliseitja, riigimees, muusikaprodutsent. Ja et aastate pärast saame tõdeda, et järjekordne president on saarlane. Olete ka kirjutanud, mida põhikoolist ootate. Ootasite palju häid hindeid, ootasite viisi. Loodame, et mõni viis teie kontol ikkagi laekus. Toredaid õpetajaid. Meile meeldib mõelda, et me oleme kõige parem. Meist paremaid ei ole. Klassireise. Hoolimata koroonakevadetest õnnestus neidki teha. Käisime ju Haapsalus, Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja isegi üle mere Stockholmis. Tahtsite terviseparadiisi minna, aga no kuulge, mis see upa maja muud on, kui üks suur terviseparadiis, mets ja linnulaul ümberringi värskest õhust rääkimata. On öeldud, et iga lõpp on uue algus. Ühe ukse panete täna oma selja taga kinni, aga homme avaneb uus uks. Suur suvi, kelle jaoks puhkus ja vabadus, kelle jaoks töö, aga ka kohustused. Mõnedel kindel teadmine, kust 1. september neid leiab. Teiste jaoks veel suur ja segane küsimärk. Sellest pole ka midagi. Küsimärgid õpetavad. Oleme teile ikka õpetanud, et igast võimalusest tuleb kinni haarata. Ühestki ei tohi ise loobuda, peab võitlema. Ühestki pakkumisest ei tohi ära öelda. Elult tuleb võtta kõik, mis võtta annab. Elu ise nagunii lajatab teie eest mõned uksed kinni, aga teie leidke siis võimalus minna aknast, ronida üle aia, läbi lukuaugu. Te saate hakkama. Peaasi on oma unistustest mitte loobuda, sest unistused on need, mis annavad elule mõtte ja eesmärgi, annavad sihi ja suuna, kuhu edasi liikuda. Jätke meelde, üritada võib, aga proovima peab. Ja unistage suurelt, sest teie unistusi ei saa teilt keegi võtta. Ja las olla taevas teile kõige kõrgemaks piiriks. Meie jääme aga igatsema. Lõputuid kinoskäike, kilusoolamisi ja surfilaagrit. Klassipiknikuid. Lõputuid järeltöid. Veidi ülevõlli klassiöid. Suure tõllu šokolaadijaht ja klassi filmiõhtuid. Naljakaid rühmatöid ja veebitunde. Lõputut taganttorkimist. Katusel ronimist. Küpsiste küpsetamist ja jäätise tegu. Kerget kaost ja segadust, nagu praegu. Tervisepargi kehalise tunde. Iga hommikusi telefonide kokkukorjamisi. Teie kangekaelset vaikimist ja ise küsin, ise vastan Messengeri vestluseid. Või vastupidi lakkamatut jutuvada. Rootsi kunni. Ja nii paljud muud. Aineõpetajad soovivad teile teele kaasa. Ükskõik, mis võimalusi elu pakub.
proovige, katsetage, põruge, võitske ja ärge unustage, et iga saadud kogemus on hindamatu väärtusega. Õiste elus ainult iseendaga. Ole alati sina ise. Otsige üles enda tee ja ärge kartke keerata kõrval teele, kui saate aru, et see on vajalik. Minge alati päikesele vastu, siis jäävad varjud selja taha tuult tiibadesse. Ja meie omalt poolt lisame siia veel teile soovideks kaasa pööraseid unistusi ja nende täitumisi, julgeid otsuseid ja eneseületamisi. Aga ka päikest ja tuulevaikseid hommikuid, rõõmukilkeid ja naerupärleid. Ustavaid sõpru ja hingesugulasi. Õppige, et saada vaimult suureks. Armastage, et saada hingelt suureks. Minge, et ükskord tagasi tulla. Head teid! Head teid! Tere! Head hariduse kooli väikese ja suure maja esimese lennu lõpetajad. Teie olete need kõige esimesed hariduse kooli lõpetajad. Mina olen siin sellepärast, et ma olen 9. õpilase Marie isa, püüan talle mitte häbi teha. Ja lastevanemate toimkond, keda lapsevanemad usaldasid lõpupidu korraldama, ette valmistama, usaldas mulle siis lastevanemate nimel sõnavõtmise. Mõtlesin, millest rääkida, väga raske on peaaegu et viimasena, eelviimasena enne direktorit midagi tarka veel ütelda. Aga kui ma siis mõtlesin oma kooliaastate peale, mida minul on 29, teiega koos on mul neid 9, siis on olnud igasuguseid aastaid ja nagu teiegi alustasin mina hariduse kooli, mitte vabandust, alustasin Sükis ja lõpetan koos teiega hariduse koolis. On olnud väga kirevaid, erilisi aastaid ja kui ma nende peale tagasi mõtlen, siis tekib selline nukruse tunne, et see saab nüüd läbi ja saabki päriselt läbi. Minul on seda läbisaamist tulnud kogeda varem 4 korda, aga ma olen siis alati teadnud, et see ei ole lõplikult läbi, aga nüüd on see läbi. Ja lastevanematele, kellel hariduse kool edasi läheb, soovin selles koolis käimiseks ja laste aitamiseks jõudu ja vastupidavust ja pikka meelt. Aga meie jaoks teiega on nüüd kool läbi. Ja see on nukker. Aga midagi pole teha. See lihtsalt on nii. Teil on olnud väga keerulised aastad. Siia on olnud sattunud mitu aastat koroonat, kui vahepeal minule lapsevanema tundus, et kool on lastel läbi. Ma lähen tööle, lapsed jäävad koju. Ma tulen töölt, lapsed on kodus. Ja nii nädalate ja kuude viisi. Ma ei saanud aru, et see on ka kool, aga see oli kool. Ja vaatamata nendele sellistele kooliaastatele olete te ikkagi suutnud nendest läbi ujuda ja kooli lõpuni teha, mis on ikkagi väga, väga tubli tulemus teie poolt. Viimasel aastal tänu hariduse koolile olite te kõige vanemad, te olite õpetajate lemmikud, nagu mina olen aru saanud. Te olite noorematele eeskujuks ja kõik lennud, kes teie järel tulevad, on õpetajate lemmikud ja on noorematele eeskujuks. Ja see on nii tore. Ja mulle tundub, et see on selline väike samm täiskasvanuks saamisel juba 9. klassis. Aga see on nukker, et kool saab läbi. Samas ju see, et kool saab läbi, see on ju hei, sest et see on läbi, seda ei ole. Ja kui meil nüüd see pidulik aktus siin lõpeb, siis
tulebki rööv, õnnitlused, kallistused, lilled, kingitused ja õhtul kell 7 lõpupidu. Ja peale seda, peale lõpupidu, vaba suvi. Te saate teha, mida tahate ja see on ju rööm. Ja kui see rööm siis otsa saab, siis järgneb sellele põnevus, sest et 1. septembrist muutub teie elu ilmselt väga põnevaks, sest et kõik on uus septembrikuus. Teil ei ole enam vana kooli, teil on uus kool, milline see kellelgi on, see on teie enda valida, aga teil on uus algus, uued sõbrad ja algab teie täiskasvanuks kasvamise järgmine level. Ja mina lapsevanemana meie kõigi lastevanemate nimel soovin, et saage täiskasvanuks, olge lapselikud ja jätkake saarlastena. Edu teile kõigile noored! Muidu tund rääkima, aga Anton ütles nii kenasti, et ta on eelviimane enne direktorit. Mul ei olegi nagu midagi rääkida, nutaks lihtsalt, et ühed lähevad ja suvi tuleb. Aga ma teen aega natuke parajaks, et me nüüd anname lipule esimest korda mitte 12-ndikelt 11-ndikele, vaid 9-ndikelt 8-ndikele. Ja see siin kuskil toimub ja siis meie lõpetajad võtavad selle lipu taha rivisse ja siis muudkui minnakse. Meie jälle muudkui seisame ja siis väljas, õues igasugused õnnitlemised ja kallistamised ja pildistamised. Kena suve kõigile!